Aga nüüd me läheme, teeme piiblid lahti ja vaatame esimest Moosese raamatut. Selles raamatus on nii palju lugusid Jaakobist ja Abrahamist. Ja täna peatükis 34 vaatame seda teemat, et sina ja maailm. No kui ma käisin keskkoolis, ma eriti maadlesin selle küsimusega, et milline peaks nagu kristlase nagu suhe olema maailmaga. Sest mina olin, juba sel ajal ma mõtlen sel ajal, kui ma olin mingi 16, 17, 18. Et ma olin juba nagu otsustanud, et ma jään Jumalale truuks. Ja ma ei hakka alkoholit jooma ja pidutsema teiste poistega ja tüdrukutega. Et ma ei hakka ropendama ja ma tahtsin seda püha elu elama. Aga siis ma käisin nagu tavalises koolis, kus kõik minu ümber ei olnud kõik kristlased. Ja paljud suitsetasid sigarette või kanepit või mida iganes. Asju proovinud hästi palju. Mõned olid oma elud juba ära rikkunud aga mina olin selline nagu väga korralik ja vaikne ja ei tee selliseid asju. Ja ma ei teadnud nagu mida teha ja kuidas käituda ja kas mul tohib olla mingi maailma sõber või kas ei tohi. Ma maadlesin sellega ja Jaakob ja oma perega, nemad ka pidid nagu teada saama, milline peaks nende suhe olema kohalikute kananlastega. Nemad olid järgmised aastakümned Kaanani maal. Usklik pere, aga kõik nende ümber olid paganad. Sellest peatükist leiame kõigepealt, et meie usklikutena, me oleme küll maailma sees, aga me ei ole sellest maailmast. Just nii nagu Jaakobi pere, nemad olid Kaanani maa sees, aga nemad ei olnud kaananlased. Aga see lugu läheb edasi, et Tiina tahtis kaananlastega sõbraks saada. Ma loen siis esimest 4 salmi. Esimeses Moosese raamatus salmid 1-4 või peatükk 34 ja esimest 3 või 4 salmi. Kord läks Tiina, Lea tütar, kelle Lea oli Jaakobile ilmale toonud, maa tütreid vaatama. Aga maavürsti hiivlase Hamori poeg Sekem nägi teda, võttis tema, magas ta juures ja naeris ta ära. Kuid ta kindus Tiinasse, Jaakobi tütresse, ja ta armastas tütarlast ning rääkis tütarlapsele meelitusi. Ja Sekem rääkis oma isa Hamoriga, öeldes, võtta see tüdruk mulle naiseks. Ja selles peatükis on selline traagiline lugu. Ja kui me vaatame seda peatükki, siis võib-olla mõtleme korra selle peale, et miks selline lugu üldse on olemas siin esimeses Moosese raamatus. Mooses on see, kes pani selle kirja Jumala nagu juhatamisel. Miks me peame sellest nagu teada saama? Et selline asi juhtus Tiinaga. Ja siis poisid käitusid ka eriti vägivaldsat sellepärast selles peatükis. No kui Mooses pani selle kirja, mis ajal see oli? See oli see aeg, millal Iisraeli rahvas lahkus Egiptuse maalt ja nemad pidid Kaanani maale jõudma ja sinna elama. Ja
Jumal tahtis väga selgeks teha iisraelastele, et seal Kaanani maal ei tohi nagu seguneda nende sees, kananlaste sees. Ei tohi nendega ühineda. Ei tohi üheks rahvaks saada nendega, sest nemad on kõik paganad. Nemad on kõik nagu Jumala viha all. Ja siis ta näitab, näiteks see lugu, mis juhtus, kui Tiina läks nagu sõbraks saada nende kannastega. Mis juhtus? Mis juhtus oli see, et see Sekem Hamori poeg nägi ta on ilus ja kuna need kananlased ei olnud Jumala kartlikud, ta võttis ta endale ja naeras ta ära. Ühesõnaga ta vägistas teda. Ta kasutas võimaluse ära. Jumal ütleb, et me oleme selle maailma sees, oleme küll, et kus mujal me elame. Võib-olla kunagi, kui Elon Musk või keegi tahab inimesi teisele paneelide saata, aga praegu me oleme siis selles maailmas. Ja ma arvan, et kui me läheme sinna, siis maailm tuleb meiega kaasas. Me oleme siin selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. See mõte tuleb esimeses Johannese kirjast, mida just lugesime varem Jumala teenisusel. Esimene Johannese kiri, 2. peatükk, kus on kirjas, alustan siis Salm 15. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust, sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus ei ole isast, vaid maailmast. Kõik need asjad on maailmast ja meie ei ole sellest maailmast. Kes me oleme? Kui sa oled Kristuses, siis tegelikult sinu kodakondsus ei ole selles maailmas. Küll on mõned siin ameeriklased ja eestlased, aga meie tegelik kodakondsus on taevas. See on meie kodumaa. Siin maa peal on ahvatlused ja on asjad, mis tahavad meid meelitada. Elukõrkus ja lihahimu, nagu Johannes kirjutas. Aga me ei ole sellest maailmast. Me lihtsalt elame siin maailma sees. Ja Jaakobuse kirjas on üks hea selgitus, kuidas usklik peab selles maailmas elama. Jälle otsin hästi väikest Uue Testamendi kirja. Jaakobus 1:27. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata. Paneme tähele seda viimast fraasi, et hoida iseennast maailma poolt määrimata. Oleme siin selles nagu mädases maailmas, selles mustas maailmas, aga vaata, et sa nagu mustaks ei saa. Vaata, et sa hoiad ennast määrimata. Igal pool on need ahvatlused, igal pool on need patud nagu olemas meie jaoks. Aga me ei lähe sinna. Igal pool meie ümber, kui sa oled mingi interneti kodulehel, et seal küljel või all tulevad mõnikord need reklaamid ja nemad pakuvad asju, mida me ei peaks vaatama lihtsalt.
ei peaks seda uurima. Või lihtsalt selles maailmas on igasugused ahvatlused. Aga Jakobus ütles, et kui sa oled usklik inimene, siis hoia iseennast nagu määrimata selles maailmas. Et ei oleks mõned plekid sinu peal, et sina mustaks ei saaks selles räpases maailmas. Me oleme siin, aga me hoiame ennast puhtana. Kutsusin just noored välja meie lastelaagri nädalal, et olla teistsugune selles maailmas. Eriti noortele on see surve, et sa peaksid kuulama muusikat, mida kõik teised kuulavad ja sa pead nagu natuke ropendama, nagu kõik teised ropendavad ja sa pead olema nagu selline normaalne ja tavaline nagu kõik teised. Aga usklik teab, et kui ta teeb kõike, mida maailma inimesed teevad, siis ta ei ole ennast hoidnud määrimata, vaid ta on saanud nagu rüvedaks või mustaks või selles maailmas. Seda ei tohi teha. Jumal tahab, et oleksime püha rahvas. Mis on siis meie suhe selle maailmaga? No, maailma sees, aga mitte sellest maailmast. Ja teiseks, me oleme muutunud, aga mitte mugandunud. Mida see peaks tähendama? No kõigepealt vaatame seda lugu. Esimeses Moosese raamatus, peatükis 34, ja ma loen alates 5. salmist. Nüüd, see oli paha asi, juhtus Tiinaga, mis nüüd edasi? 5. salm. Jaakob aga sai kuulda, et tütar Tiina oli ära teotatud, aga et ta pojad olid tema karjaga väljal, siis Jaakob vaikis, kuni nad koju tulid. Ja Hamor, Sekemi isa, läks Jaakobi juurde, et temaga rääkida. Jaakobi pojad tulid väljalt, kui nad sellest olid kuulda saanud, mehed olid nördinud ja nende viha süttis väga põlema, et ta Jaakobi tütre juures magades oli Iisraelis teinud häbiteo, sest nõnda ei tohtinud teha. Ja Hamor rääkis nendega öeldes, mu poja Sekemi hing on kiindunud teie tütresse, andke ta ometi temale naiseks. Ja siis hüppame natuke edasi, Salm 13. Siis kostsid Jaakobi pojad Sekemile ja tema isale Hamorile, rääkides aga kavalasti, sellepärast, et ta nende õe Diina oli ära teotatud ja ütlesid neile, me ei või teha niisugust asja, et anname oma õe mehele, kellel on eesnahk, sest see oleks meile häbiks. Ainult sel tingimusel oleme teiega nõus, kui saate meie sarnaseks, lastes kõik oma meeste rahvad ümber lõigata. Siis me anname oma tütreid teile ja võtame teie tütreid endestele. Elame üheskoos teiega ja saame üheks rahvaks. Aga kui te ei võta meid kuulda ega lase endid ümber lõigata, siis võtame oma tütre ja läheme ära. Ja 18, ja nende sõnad olid head Hamori ja Hamori poja Sekemi silmis. Nüüd Jaakobi poisid, ühesõnaga, nad käitusid täpselt nii, nagu need kananlased. No kui sa loed kogu selle peatüki, siis sa näed, et kananlased, Sekemi linna elanikud, need mehed, kui Hamor ja Sekem rääkis kõigile, et teeme siis selle ära ja siis saame üheks rahvaks, siis nad meelitasid neid sellega, et ja vaata, kui palju nagu karjasid ja loomi nendel on. Me saame kõik selle endale, kui saame üheks rahvaks. Et kananlased tegid natuke vandenõu, et saame üheks rahvaks ja me saame kõik need rikkused endale. Aga samal ajal Jaakobi poisid, nad peaksid nagu usklikud, nemad usuvad sellesse ainsasse õige Jumalasse, aga nemad tegid
vahepeal oma vandenõu. Piibel ütleb, et nad rääkisid kavalasti. Ja saame üheks rahvaks. Kui teie lõigate ennast ümber, siis te olete nagu meie ja siis me saame üheks rahvaks ja siis on kõik nagu õnnelik ja väga hea. Aga nad mõtlesid nendele kurja teha. Jaakobi poisid, nemad käitusid nagu maailma inimesed, nagu kananlased ise. Aga usklikud, kuidas me peaks tegema? Me peame näitama, et me oleme teistmoodi, oleme teistsugused. Nüüd, Abigail tahtis teada, et kust tuli selline eestikeelne sõna mugandunud. No, läheme siis kirja roomlastele. See ei ole mingi väljamõeldis või trükiviga. No ma arvan, et kõigesti on kirjutatud. No vaatame, kontrollime. Kirjas roomlastele 12.2. Jumal ütleb, ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Selles salmis on see vastus sellele, mida Jaakobi pojad tegid. Me peame muutume, aga mitte mugandada selle maailmaga. Tähendab, et peaksime olema selline rahvas, kes on muutunud. Kuidas oleme muutunud? No, Piibel ütleb, et muutuge meele uuendamise teel. Tähendab, et me oleme muutunud, mismoodi? Meele uuendamise teel. Tähendab, et me mõtleme teistmoodi. Me ei mõtle nii, nagu maailma inimesed või Jaakobi pojad isegi, kes tegid oma vandenõu ja valetasid. Me mõtleme teistmoodi. Me teeme asju, mis nagu natuke ehmatavad maailma. Me anname armu vahel. Anname armu, kui maailma inimene tasuks kätte, maksaks kätte, aga me anname armu. Meie saame rohkem nagu Jeesus. Kirjas roomlastele 8 ja 29 ütleb, et sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks. Meie muutume ja Jumala poja näo sarnaseks. Tähendab, et me kogu aeg saame rohkem ja rohkem Jeesuse moodi. Hakkame käituma nagu Jeesus. Anname armu ja armastame ja oleme õiglased. Räägime tõtt, nagu Jeesus tegi. Jeesus ütles, et me oleme maailma sool. No mis mõttes oleme maailma sool? No sa võid võtta seda mitut moodi, aga üks soola omadus on see, et kui sa sööd hästi palju soolast, siis tuleb suur janu. Sa tahad juua. Tähendab, et me peame panema inimesed nagu Jumala järele janunema. Et nad igatsevad Jumalat. No selles mõttes, et inimene vaatab sind. Ta näeb mitte seda, kuidas sa oled just nii nagu iga teine maailma inimene, aga ta märkab seda, et sa oled kuidagi teistmoodi. Et sa oled selline püha, sa oled selline, kes ei ropenda, kes ei maksa kätte, kes ei vihastu väga kergesti, kes kontrollib ennast, kes on nagu truu inimene, ta märkab seda
ja siis ta saab teada, et ta on, sellepärast, et ta on usklik. Ta on Jeesuse jünger. Siis tekib selline janu ja Jumala järele, et ma tahan ka selline olla. Ma tahan ka seda, mis sul on. Me peame teisugused olema. Kunagi tulid üks paar mulle, kes tahtsid abielluda, aga see naine oli juba lahutatud ja ta ütles, et tema endine mees elab tema kõrval, teises majas, kohe kõrval. Ja ta ütles, et ta kunagi rääkis seda teisele naisele, kes käib nende koguduses. Ja see naine ütles, et ma ei saa aru, kuidas sa oled nii rahulik. Sa elad seal nagu mehe kõrval, kes on su maha jätnud. Mina näiteks, ma oleks tema maja juba põlema pannud, autsõna. Aga ta ei saanud aru, isegi teine usklik ei saanud aru, et kuidas see naine oli, nagu ta ütles, nii rahulik. Sellepärast, et kristlased on teistsugused. Me ei tee sellist asju, et paneme maja põlema, sellepärast, et keegi tegi meile kurja ja me teeme nendele kurja. Oleme teistsugused, sest me oleme muutunud meele uuendamise teel. Me mõtleme nüüd teistmoodi kui enne. Muutunud Jumala poja sarnaseks, mitte selle praeguse ajaga mugandunud. Tähendab, et oleme saanud selliseks nagu iga teine maailma inimene. Ei, näitame, kuidas oleme teistmoodi. Siis kuidas me elame selles maailmas? Oleme maailma sees, aga mitte sellest maailmast. Oleme muutunud, aga mitte mugandunud. Ja lõpuks kolmas on oleme tõe kuulutajad, aga mitte kätte tasujad. Jälle Jaakobi pojad näitavad meile, kuidas mitte teha. Jaakobi pojad tasusid täielikult kätte. Kui see, mis juhtus Tiinaga, oli päris paha, ja kindlasti see oli, ma ei tea, mida Jaakobi pojad tegid, oli nagu vähemalt sama paha või isegi hullem kui see, mis juhtus nende õega. Loeme siis salmid 24-31. Ja nad võtsid kuulda Haamorit ja tema poega Sekemit, see on need sekemlased, kes elasid, kanalased. Kõik, kes ta linna väravast läbi käisid ja kõik meesterahvad lõigati ümber. Kõik, kes ta linna väravast läbi käisid. Aga 3. päeval, kui nad olid valudes, võtsid 2 Jaakobi poega, Simeon ja Leevi, Tiina vennad. Kumbki oma mõõga ja läksid takistamatult linna ja tapsid ära kõik meesterahvad. Nad tapsid mõõgateraga ka Hamori ja tema poja Sekemi, võtsid Sekemi kojast Tiina ja läksid ära. Jaakobi pojad tulid haigetele kallale ja riisusid linna, sellepärast, et nad nende õe olid ära teotatud. Nad võtsid ära nende lambad ja kitsed, veised ja eestid ja mis iganes oli linnas või väljal. Nad viisid ära kõik nende varanduse ja kõik nende lapsed ja naised ja riisusid kõik, mis kodades oli. Aga Jaakob ütles Simeonile ja Leevile, te saadate mind õnnetusse, sellepärast, et te mind olete teinud vihatavaks maaelanike, kananlaste ja perislaste hulgas. Mul on vähe mehi, kui nad kogunevad mu vastu, siis nad löövad mind ja me hukkume nii hästi mina kui mu pere. Kuid nemad vastasid, kas ta siis tohtis talitada meie õega nagu Hooraga? Jaakob selle viimase hetkeni jäi vait. Tekkis selline juhatuse puudus tegelikult.
mäletate, kuidas tema isa Iisak oli selline enam-vähem nagu passiivne isa. Et ei ole isegi palju lugusid Iisaki kohta esimeses Moosese raamatus. No sel korral oli Jaakob ka selline vait ja ei teinud midagi, ei olnud eriti midagi, ainult pärast ütles, et te ei teinud õigesti. Aga Jaakob oleks pidanud olema see, tema oli see isa, eks ole. Tema oli kogu oma koda nagu juht. Kõik vaatasid teda, et mis nüüd saab, aga tema ei olnud midagi. Kes rääkisid Hamoriga, kui ta tuli? Jaakobi pojad. Ei ole siin kirjas, et Jaakob ütles midagi. Ja kogu see plaan tuli Jaakobi poegadest. Oli selline juhatuse puudus ja kes astusid selle asemele. Sellised, kes ei olnud sobilikud juhid, nagu me näeme. See on see, mis juhtub, kui isa ei ole või isa puudub või isa on selline passiivne ja või kogu aeg ära või las ema otsustab või ta paneb kõik koormad nagu ema peale või kellegi muu peale. Ei taha süveneda, ei taha tegeleda. Siis on selline juhatuse puudus. Ja see on väga ohtlik. Ja siis pojad tapsid ja röövisid. Mitte ainult see, et nad tapsid Sekemi, kes tegi seda pattu. Siis nad oleks olnud nagu kätte tasunud, aga sellest ei piisanud. Nad tapsid ta isa, Piibel ütleb, et kõik meesterahvad selles linnas. Ma ei tea, kui palju mehi elasid seal, aga Piibel ütleb, et tapeti kõik ära. Võtsid nende naised ja lapsed endale. Ma ei tea, kas tähendab, et Jaakobi pojad siis võtsid endale naiseks need naised või lihtsalt naised olid nagu nende sulased, tegid nagu aiatööd ja karjatööd, ma ei tea, aga nad võtsid need ka endale ja kõik loomad võtsid kõik endale nagu sellised piraadid. Oli hiljuti selline nagu tänapäevane näide ka sellest, et mina Angelaga oleme Minnesota osariigist pärit ja uudis tuli selline õudne lugu, et üks mees, kes oli nagu parempoolne ilmselt oma poliitikas, et tema nagu näitas, et oli politseinik ja läks ühe senaatori juurde seal Minnesotas, mitte kogu Ameerika senaator, vaid lihtsalt selle osariigi oma. Ja see oli naisterahvas, tapis teda koos oma mehega. Sellepärast, et arvas, et nemad teevad palju kurja seal Minnesotas. Nüüd, kui sa niimoodi käitud, siis on kõik läbirääkimised lõppenud. Siis me ei räägi enam tõest ja halvast. Nüüd on kohe sõda. Nüüd on see kõik füüsiliseks läinud. Nüüd me ei saa enam rääkida. Ei saa ära lõppida, ei saa mingi kokkuleppele jõuda. Usklikud, meie relvad ei ole sellised lihalikud, vaid sellised nagu vaimulikud. Millist sõda, kui peame sõda, millist sõda me peame? Et sellest teada saada, ma lähen 2. Korintuse kirja
10. peatüki ja salm 4. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame torgutused. Ja siis ta ütleb edasi, 5. salm, me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmise kõik mõtted. Millist sõda me siis peame kristlastena? Kunagi tuli Eestimaale, ma tean, ristisõdilased ja nad tapsid ja vist vägistasid, ma ei tea, mida muud ja panid kõik inimesed siia end ristima ja kuulutasid, et nüüd see maa kuulub kirikule. Ehitasid oma kirikud igale poole. Ja paljud eestlased on mulle meelde tuletanud, et nii-öelda kristlus tuli kõigepealt sellise vormina. Aga sellised, kes tegid sõda Jeesuse nimel, ei ole väga piiblisse süvenenud, et siin on kirjas, meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud. Millist sõda me siis peame? Me kummutame targutused, purustame iga kõrkuse ja me võtame vangi kõik mõtted. Meie sõda on valede mõtete vastu. Meie sõda on kõrkuse vastu. Tähendab, et meie sõda on siis sõnadega. Meie sõda on mõtete vastu, mis on Jumala vastased. See on meie sõda. Sellepärast me läheme inimestega rääkima, me läheme Jeesust jagama, mitte neid läbi peksma või tapma. Mõned on täpselt seda teinud ajaloos, aga siin on piiblis kirjas, et me ei tee seda. Me ei ole sellised Simeonid ja Leevid, kes tulevad mõõgaga ja siis nagu islami usus on ikka tänapäeval, et tapame kõik ära, kes ei tule meie usule. Ei, meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud. Mis on siis meie koht selles maailmas? Me oleme tõe kuulutajad, mitte kätte tasujad. Me ei tohi nagu vaiksed olema, nagu mina olin keskkoolis, hästi vaikne ja ma ei julgenud midagi öelda mitte kellelegi. Ainult harva, kui keegi märkas, et Roop, sina oled ikka teistmoodi, miks ei ropenda näiteks? Kas oled kunagi suitsetanud? Ei ole. Kanepid? Ei ole. Kas oled proovinud seda või joonud alkoholi? Ei ole. Kuidas nii? Siis ma pidin midagi ütlema, et ma olen kristlane sellepärast. Huvitav. Siis mul oli nagu väikene võimalus tunnistada. Väga kahju on see, et ma rohkem ei kasutanud ära sellised võimalused. Aga see on meie koht maailmas, et oleksime tõe kuulutajad. Jagame Jumala sõna. Meie relvad ei ole lihalikud, aga vägevad küll. Mis on siis meie koht selles maailmas? Mis on meie suhe selle maailmaga? Oleme siin selle maailma sees füüsiliselt, aga oma südames sa ei ole sellest maailmast tegelikult. Sinu kodakondsus on taevas. Sa oled muutunud, sa oled teistmoodi. Ei ole mugandunud praeguse ajaga. Et sa oled täpselt nii nagu kõik teised. Sa oled muutunud, inimesed peavad seda märkama. Me ei ole kätte tasujad, nagu Jaakobi pojad, oleme tõe kuulutajad. Et siis paneb mõtlema, et milline usklik sina oled selles maailmas. Kas sa oled Jeesusele truuks jäänud?